Tere, hea kõrgkoolipere! Tere tulemast aktusele, et loodan, et tänane aktus tuleb väga meeldejääv kõigile, kes on saalis, kes vaatavad ekraanidel, kõik külalised, kogu kõrgkoolipere. Mina olen Jaan Looga, olen meie toreda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teadustegevuse koordinaator ja minu ülesanne on täna läbi viia lõpuaktus. Järjekorras teine täna. Esimeses olid õed, ämmad, terviseteaduse magistrid, füsioterapeudid ja nii edasi. See on pühendatud ainult kutseõppuritele. Ma olen ülimalt õnnelik kutseõppe lõpetajate üle, et minu arust on nagu tohutult hea tunne, et kui sa tead, et sinu oskused on suurepärased, just vastavad sellele, mida tööjõuturg vajab. Kui ma vaatan nagu enda eriala, et ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduse ja vaatan majandusteaduskonna vilistlaste karjääriteed, siis saab tuua näiteks, et on võimalik saada Eesti terviseministriks või siis nagu mina modereerida tervishoiu kõrgkooli aktust. Mõlema näite puhul on nagu üks ühine nimetaja, et selleks on suur väljakutse leida erialast tööd. Selle üle tänased lõpetajad küll ei pea muretsema. Ja ma väga soovin teile jõudu oma töös ja toredat lõpuaktust. Ja järgnevalt astub teie ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskoor, kes on täna vähendatud koosseisus, Emajõe laulikud, kes esitavad hümni ja seejärel Erna-Saksa laulu Jaanid käes. Ma ei tea, miks selline lauluvalik, aga palun hümni ajaks püsti tõusta. Mis magusad kadaka suitsu toob igast korstnast tuul, nii head ja tuttavat lõhna, et vesiseks viisub suu. Kaks taati on keeset õue, nad peavad kavalat nõu ja sauna juurde veavad raudvitstega kõhukal nõu. Üksmeelselt kätsuvad kaevud, et midagi juhtuma peab, jaks müüda maavila küülal, nagu hertsam nagu on peas. Kõik tuulikud
Mul tekkis küsimus peale seda laulu kuulates, et kui jaanid on kätte saadud, et mis siis edasi saab? Eks ma neid küsin pärast. Et järgnevalt sooviks teie ette kutsuda meie kõrgkooli rektori ja ma ei taha ka siinkohal mainimata jätta, et on just valitud Euraše ehk siis Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide assotsiatsiooni juhatusse. Ja ma rõhutaks seda, et Ulla on väga hea näide sellest, et kui inimene töötab või õpib Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või lihtsalt jalutab siin majas ringi, siis see aura, mis siin on niivõrd positiivne, et lihtsalt juhtub inimestega toredad asjad, nad jõuavad karjääriredelile väga kõrgele ja nii edasi. Et palun, Ulla. Tere! Kõik kallid lõpetajad, head kolleegid ja austatud külalised. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on täna tõesti traditsiooniline, kuid siiski igale meie lõpetajale eriline ja ainulaadne pidupäev. Kui me enne pidasime esimest aktust ja seal lõpetasid kõrghariduse õppekavade lõpetajad, keda oli kokku 116 ja 10 värsket mikrokraadi omanikku, siis meie sellel aktusel saavad kutseõppe lõpetajatena tunnistused hooldustöötajad, massöörid, lapsehoidjad, erakorralise meditsiinitehnikud ja tegevusjuhendajad. Ja kokku on 108 edukat kutseeksami sooritajat. Et see on kindlasti väga-väga uhke, et meie suvistel aktustel varsti kutseõppurid teevad kõrgharidusel ära. Palju-palju õnne teile kõikidele ja aitäh, et tegite selle teekonna meie kõrgkoolis võidukalt lõpuni. Eriline tänu väga paljudele teie seast, kes te olete esindanud kõrgkooli nii rahvusvahelistes kui ka siseriiklikes arendustegevustes, kogukonna teenimises, spordis, olete vedanud oma kursustel kursuse vanematena info liikumist, olete õppinud silmapaistvalt hästi või siis kõige laiemas vaates meie kõrgkooli esindajad igas oma tegevuses. Ja midagi alustada on enamasti lihtsam, kui see visalt ning pühendunult lõpetada. Teie olete seda teinud ja meie tunneme uhkust selle saavutuse üle koos teie ja koos kõikide teie lähedastega. Kõik head kuulajad, minu jaoks on siin selles puldis seista ja kõneleda tegelikult väga suur au. Kuid see on alati ka väljakutse. Mida ma saan öelda siin sellist, mida ma varem pole veel öelnud? Või keegi teine pole öelnud? Mida teile südamele panna või mõtlemiseks kaasa anda, et see oleks pidulik, aga ka kasulik? Lihtsalt toredaid sõnu ritta seada, see pole minu loomusele omane ning kiitmistki tuleb mul tegelikult palju rohkem harjutada. Mingil põhjusel oli seda kõnet ette valmistades minu esimene mõte rääkida teile mõni anekdoot. Võib-olla on see ajastu märk, sest me räägime palju vaimsest tervisest, sõdadest, haigustest, tuleohust, kliimamuutustest, poliitikast ja otse loomulikult tervishoiu valdkonna spetsialistide puudusest. Oma sisetunnet olen ma tavaliselt ikka usaldanud, kuid kahjuks on nii, et spontaanselt ja tõsise näoga, nii nagu minu hea kolleeg Jaan, meie kõrgkooli teadustegevuse koordinaatori aktuste juhtimise meister hetkel, mina nalja teha ei oska. Kuigi ma päriselt tahaks, ja ma olen selles olukorras, kus ma tunnen, et ma tahaks päris tihti viimasel ajal olnud, sest naer pakub pingelistele olukordadele alati leevendust. Seejuures iseenda üle naermise oskus, see on minu arvates veel kõige väärtuslikum oskus. Ja tervishoiu ja sotsiaalvaldkond tunduvad pigem tõsised. Samas on näiteks minuni jõudnud kuuldused ämmaemandate veidrast huumorisoonest ja kas see nii ka on, see jääb igaühe teie enda avastada. Ja kui te veel ei tunne mõnda ämmaemandat, siis loodetavasti on igaühel teie eludel vähemalt üks selline hetk, kus saate tundma. Kuna ma ise siis nalja teha ei oska, siis mõeldes tänasele päevale ma tõesti ostsin mõned nädalad tagasi ühe naljade kogumiku ja selle pealkirjaks oli Naera terviseks.
ja koostajaks Anti Kidron. Pealkiri kõlas paljulubavalt: naera terviseks. Just see, mida ma olingi mõelnud. Lootsin sealt leida mõnda huvitavat lugu, mida siis teiega jagada. Tegelikkus osutus otse loomulikult palju keerulisemaks, sest naljasid oli palju ja need tundusid olevat muutunud. Lõppude lõpuks tekkis mul ebakindlus, kas selline asi sobib ikka akadeemilisele aktusele, kuid vaatamata sellele viimasele kahtlusele ja kuna ma need naljad juba teemaks ka otsustasin võtta, siis on aus ühte anekdooti teiega ikkagi jagada. Ja see tegevus toimub sünnitusmajas. Õde toob vastsele isale talle sündinud kolmikuid. Jahmunud isa ütleb päriseva häälega: kui sobib, siis võtan selle keskmise. Meie vastuvõtlikkus naljadele või ka ootamatutele olukordadele nii isiklikus kui ka ühiskondlikus plaanis on tegelikult palju muutunud. Meie arusaamad, kogemused ja ehk isegi põhimõtted on kultuuriti ja ka põlvkonniti erinevad. Samas kõigele sellele vaatamata siis minu esimene soov kõikidele teile, head kuulajad, et aidake inimestel endid hästi tunda. Tehke nalja, kui on vaja või kui sobib ja naerge iseendi üle ja naerge koos teistega südamest. Teine ja mõttesoov on teile, head lõpetajad, see on seotud küsimustega. Kui ma saaks igaühega teiega vestelda, siis kindlasti ma uuriksin, et miks te valisite just selle eriala, mis tunnistuse te täna siis välja teenitult enda kätte saate, miks te tulite Tartu tervishoiu kõrgkooli ja miks üleüldse tasub õppimise teekond ette võtta ja veelgi enam see ka lõpetada. Minu arvates on väga oluline endale aeg-ajalt esitada küsimust, miks? Miks ma teen seda, mida ma teen? Me tõenäoliselt esitamegi neid küsimusi töistel ning tegusatel ajahetkedel, eriti siis, kui kohustuste tulv tahab enda alla matta, oma hobidega maadeldes või siis lustides, või isiklikumas plaanis pereelu rõõme ja muresid jagades. Minu laps, kes on hetkel 6-aastane, küsib tavaliselt mõne ebaõnnestumise järel, miks see alati minuga juhtub? Ja mina ausalt ei tea enamasti, mida talle vastata. Statistiliselt ju tõenäoliselt ei juhtugi need asjad ainult temaga, kuid see ei lohuta. Ja miks küsimus ise paneb aga alati mõtlema ja loodetavasti ka analüüsima. Olen veendunud, et mõned miksid kuluvad igaühele aeg-ajalt ära. Samas küsimus, miks, pole kindlasti mitte see viimane küsimus, mida teile kõigile või ka iseendale aeg-ajalt esitada, vaid sellele võiks järgneda kuidas. 19. sajandi saksa filosoof Friedrich Nietzsche on öelnud, see, kelle elus on olemas, miks, talub ära peaaegu kõik kuidas viisid. Inglise keeles kõlas see veidi paremini. He who has a why to live can bear almost anyhow. Ja kuigi Nietzsche oma mõttes viitas palju elus ette tulevatele kannatustele, siis ükskõik kui raske meie eluga ei ole, siis kui elul on mõte, siis sa elad. Meie kõigi eludes on rohkem või vähem raskemaid aegu. Eks ole ka õppimise teekond olnud väljakutsete rohke ning teinekord ehk isegi võimatuna tunduv. Kuid pingutus on see, mis teeb minu arvates saavutuse suuremaks. Kui kõik meie elust tuleks või mööduks väga lihtsalt, ehk me siis ei märkakski seda. Minu viimane öökapiraamat on samuti olnud õpetlik. Selleks on 100-aastaste tarkus, mille autoriteks Klaus Brinkbaumer ja Samiha Shafi. Ja selles on rohkelt kirja pandud lugusid ning mõtisklusi eakate inimestega üle terve maailma. Et mida nad on oma eluteel teinud, mida nad on oluliseks pidanud ja millist elu elanud. Ja selliste lugude lugemine paneb samuti mõtlema, miks ja kuidas küsimustele. Miks on mõnel inimesel elutee näiliselt lihtne, teisel jälle väga-väga raske? Miks on nii, et kui me näeme või loeme teiste raskustest, siis ise tunneme kergendust või vastupidi? Väga suure empaatiavõimega inimesed elavad kaasa nii,
et kaotavad endid nendes keerulistes saatustes. Miks ma sellest räägin? Esiteks ma arvan, et lugeda raamatuid või artikleid, see on oluline. Ka siis, kui meie ametlik õppimise teekond saab ühel hetkel lõpu, siis tänapäeva maailmas on õppimine elukestev. Eriti kriitiliselt allikaid valides ja tarkust või elamust ammutades on uue info omandamise kohustus ja ka vastutus oluline igal ajal ja igas valdkonnas. Kuid ma olen veendunud, et see on lausa elementaarne sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas. Olgu need uuendused siis metoodikas, tehnoloogias, teenustes või lihtsalt lai silmaring erinevate inimeste kogemus ja elulugudest. Lugemise kogemus harib. See paneb mõtlema ja annab võimaluse olla võib-olla ka kellegi teise kingades. Minu jaoks oli uskumatuna näiv 100-aastaste või siis peaaegu 100-aastaste lugusid lugedes see, et enamasti elu hilises faasis meie ootused või ka vajadused on väga-väga lihtsad. Näiteks Roger Angel kirjutas enda loos, et tal läheb hästi. Nimelt siis, kui ta ei unusta võtta iga 4-5 tunni tagant Tylenoli, mis aitab vaigistada valu vasakus küünarvarres ja vasakus pöidlas. Tal läheb hästi, sest tendid ju laiendavad artereid. Tal läheb hästi, sest auk südames pandi operatsiooni abil kinni. Ja hästi läheb ka sellepärast, et need paljud tunnid, mille ta on veetnud alasti ja juhtmete küljes kusagil operatsioonisaalides, on ilmselgelt olnud elu pikendava toimega. Ise ma võiksin ju mõelda, et kas see siis ongi hästi. Või on see hästi ajast tõesti nii palju muutuv? 100-aastane muusik Irving Fields jällegi jagas selles raamatus 18 vanaduse tarkust ja ma noppisin sealt välja 3, mida siis ülejäänud tuleb teil endal avastada. Esiteks, ole esimene, kes ütleb tere soojalt ja naeratusega. Teiseks, ära kadesta kedagi. Väga paljudel läheb halvemini kui sinul. Ja kolmandaks, tee iga päev kellelegi üks heategu. Lihtsad mõtteterad ja ometigi vajavad ikka ja jälle meelde tuletamist. Minule endale tuletati viimati meelde kiirelt mööduvat aega ja vananemist, kui sel kevadel möödus gümnaasiumi lõpetamisest 25 aastat. Toimus aktus hõbekellalistele, samal ajal nooruslike tutipäevalistega. Ja ma ju mäletan, kuidas tundusid 25 aastat tagasi need hõbekellalised, vanad mutid ja ätid. Ometigi ei tundnud ükski minu klassikaaslane end tol päeval vanana ja ei tunne ka täna. Kõrgkoolis on minu arvates vanusega oluliselt paremad lood. Kas see tuleneb valdkonna teadlikkusest või siis millestki muust? Sellest aurast, millest Jaan rääkis, aga meil on tõesti väga palju erinevas eas õppureid ja ka töötajaid. Ja täna me anname ka tunnistused. Kõige noorem õppur 20-aastane ja kõige kogenum 65-aastane. Meie töötajatest on kõige lühem staaž vähem kui 1 kuu ja kõige staažikamal kolleegil saab peagi 50 aastat. Igaüks neist on ainulaadne ja teeb meie kõrgkoolist just selle kooli, millisena me kõik kokku oleme ja kokku kõlame. Usun, et nõustute, et igaühe meie elukogemusel pole väärtust, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Seega, head lõpetajad, võtke siis teadmiseks. Te olete läbinud õpiteekonna Nooruse tänaval, Eesti kõige vanimas ja eelmise aasta uuringu tulemuste põhjal ka kõige mainekamas rakenduskõrgkoolis ning te olete sellega seoses alatiseks kirjutatud meie kõrgkooli ajalukku. See on kindlasti väärt saavutus ja mis iganes teie elutee siit edasi toob, siis loodan, et hoiate oma südamed ikka õigel kohal ja oma meeled avatud. Hoidke alles õpihimu, märgake kaasteelisi, peatuge ja puhake kui vaja, kindlasti lugege ning mis kõige tähtsam, teadke, et te olete alati tagasi oodatud. Ilusat suve kõikidele ja palju õnne veel kord teile kõikidele, head õpetajad!
Aitäh Ulla Ahilusa kõne eest, et Ullat vaadates mul küll selline tunne, et ma tahaks sama esinduslik välja näha natuke vähem kui 25 aasta pärast. Ja siis sa mainisid, et paljud võib-olla ei ole siin ämmaemandatega kokku puutunud, et ma nii palju tahaks öelda, et seal anekdoodis välja toodud see osa, et kus on vaja kolmikust nagu õige laps valida, et see on kõige lihtsam osa selles kogu sünnitusprotsessist. Et see eelnev tee sünnitusmajja õigel ajal jõudmine, et see nagu võib kohati raske olla, et ma omast kogemusest saan öelda. Ja me täna rääkisime edukatest või Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlastest ja järgmine vilistlane on üks edukamaid, ma ütleks, sest tema on siis meie Eesti Vabariigi terviseminister Riina Sikkut. Palun. Tere, head lõpetajad ja kõik, kes te olete need lõpetajad siia lõpuaktuseni aidanud. Ja ma olen Jaaniga nõus, ega majandusteaduskonna lõpetaja ongi edukas, kui ta on suutnud leida rakendust tervishoius. Ta õige, aga ka hommikune aktus läks sellise hea huumoriga ja kuna ma halvasti suudan meelde jätta anekdoote, aga ma kahte tean. Üks, mis tervishoidu puudutab, see on poliitiliselt nii ebakorrektne, toimub ka sünnitusmajas, ma jätan selle rääkimata, ja teine oli üks rohke tebelaki nali, mis tegelikult on väga asjakohane ja ma teen sellele laienduse. Rohke tebelak jagas oma sellistes regulaarsetes raadiouudistes sellist värsket uudist, et Sotsiaalministeerium läheb nüüd üle perepõhisele perearstisüsteemile, iga pere valib enda seast perearsti ja õe ja hakkab siis sugulastele teenust osutama. Ja Sotsiaalministeeriumi järgmine plaan on liikuda perepõhiste haiglate suunas. Aga nüüd minu laiendus, et ühtlasi perepõhine lastehoid, hooldekodu, ega neid tube, kui üks tuba läheb haiglaks, et neid tube on ju veel. Aga anekdoot on naljakas, sellepärast, et me tegelikult liigume ju vastassuunas. Seda, et iga pere peab hoidmise ja hooldamise ja raviga ise toime tulema, seda ei võta keegi enam tõsiselt, sest me teame, et see nõuab erioskusi. See tegelikult nõuab diplomit. See nõuab seda pingutust, mille teie olete läbi teinud ja sellist kvalifikatsiooni, seda kindlust, et jah, teie suudate hoida, hooldada, ravida, teha seda, mida inimestel vaja on. Ja paneksin, ma ei tea, südamele veel 2 asja. Üks, ma ise mäletan oma see lõpetamise eelne periood, ma loodan, Jaan, sul oli hullem, sa oled must noorem, see ikka kohutav, see lõpueksam ja lõputöö kaitsmine. Kui te olete selle pingutuse nüüd ära teinud ja siia jõudnud, ma kinnitan teile. Eesti on nii väike, et igaüks teab, et te olete head. Ja kui te olete siit koolist diplomi saanud, teid tasub tööle võtta ja paljud teist juba töötavad. Ja see peabki nii olema, et see, kes inimestele hoolt ja abi pakub, peab olema mingisuguse kriteeriumid täitunud, mingisuguse usaldusväärse kinnituse saanud. Ja vaatamata sellele, et tehnoloogia areneb kiiresti ja liiguvad andmed, teil õpetamisel tegi maja peal tiiru, ma saan aru, on ka mingisugused simulatsioonikeskkonnad ja sellised kavalad asjad, seda kõike on vaja. Aga lõpuks on vaja seda inimest, kes tegeleb patsiendiga, kes tegeleb kliendiga, on terve rida asju, mida me ei ole suutnud masinatele selgeks õppida. Seal on, sa pead tajuma, mis on inimese jaoks aktsepteeritav hooldamise, mida teistmoodi teha, kuidas tema siis, ma ei tea, heaolu, rahulolu suurendada ja võib-olla valuga vähendada. Nii et teie olete need, keda ma olen veendunud, et masin asendada ei suuda. Nii et soovin palju õnne, pingutus on läinud asja ette ja ma loodan, et ma lähiajal teid töökeskkonnas ei pea kohtama, välja arvatud juhul, kui ma ministrina tulen külastama. Aitäh! Aitäh toreda kõne eest!
et sa mainisid just nagu majandusteaduskonna õpinguid ja need, et selles mõttes on küll väga õige, et ega see ei ole nii, et üldse ei pea midagi tegema, et mul kõige veredamalt meeles on võib-olla Janno Reilani suulised eksamid, ma ei tea, kuidas sul nendega läks, aga seal on jah, sellised väga värvikad sõnavõtud tema poolt ja seal üks tudeng, ei ole tähtis, kust ta pärit oli, aga tema emakeel ei olnud eesti keel, et siis ta nagu suulise eksami lõpus ütles, et jah, et noh, et ma tegelikult ei oska nii hästi vastata, et mul lihtsalt see keelebarjäär. Janno ütles, et nagu palun, vene keel, saksa keel, inglise keel, noh, et mis keeles me siis jätkame. Siis ta pööras ringi tudengi ja ütles, et ma pean veel keelt natuke harjutama. et ei saanud ennast välja vabandada. Nii, kes meil järgmine on? Järgnevalt soovin teie ette kutsuda Tartu abilinnapea Lembit Kaplinski, et Tartu linnavalitsusega on meil väga pikaajaline, sõbralik ja konstruktiivne koostöö. Aitäh! Eelmisel aktusel oli lisaks konstruktiivsele see koostöö veel natukene teist värvi, aga jäägu tolle aktuse naljad sinna. Et head aktuselised külalised, rektor, minister, aga enne kõike lõpetajad. Täna on teie jaoks väga eriline päev. Tartu linna jaoks on üks paljudest väga erilistest päevadest. Samal ajal, kui lõpetate teie, toimub aktus siinsamas kõrval Tamme gümnaasiumis. Olin just eile TalTechi Tartu kolledži aktusel. Minu kabineti aknast Raekojast voorib päevas mööda 100 Tartu Ülikooli lõpetajaid. Tartu on hariduslinn ja iga lõpetaja jaoks on see hetk eriline ja Tartu linn on tervikuna sellepärast üks väga eriline koht, kus kõigi nende fantastiliste koolide ja lõpetajate kohal heljub sõbralik soe Tartu vaim. Vaimsest tervisest või siis vaimutervisest on vaja rääkida. Mina siinkohas kasutan laenatud sõnu. Üks Eesti kõige tugevamaid luuletajaid, ütleks mina, kelle sünniaastapäeva me just tähistasime 1. juunil, Juhan Viiding, on küsinud, mismoodi on su vaimuseis? Ei seisa nigu. Kas tõstab peata ükskord meis kui väike tigu? Kas tõuseb ta kui päikene, kui lõpeb öö? Ja olles suur või väikene, teeb oma vaimse töö. Sellega ma tahan anda teile kaasa ühe mõtte, et kui te lähete nüüd kõigepealt loodetavasti puhkama, kuigi ma saan aru, et siin need töölepingud on juba sõlmitud ja seda puhkust võib väheks jääda, aga ikkagi soovin, et te läheksite kõigepealt puhkama ja siis tööle, aga et kui te seda tööd teete oma patsientide, oma klientidega, ärge unustage seda, et nii nagu kõige selle kohal hõljub Tartu vaim, siis ka teie tööl on see vaimne osa, üks suurem vaimne osa lisaks. Et kui laps võib küsida miks, siis küsivad seda miks küsimust ka täiskasvanud. Elus juhtub igasuguseid asju. Ja mõnikord me ei oska seletada, miks need juhtuvad, miks just selle inimesega nii läheb, miks on need valud, mida me ei oskagi võib-olla lõpuni ravida. Ja maailmas on väga palju neid, kes annavad neile täiskasvanud inimestele kogu ühiskonna miks küsimusele ja õigustatud küsimusele. Annavad neile hea meelega vastuseid nii omavahelistes jutuajamistes, juubelite ajal, perekonna ringis, sotsiaalmeedias, kus iganes annavad neile vastuseid, mis on väga selged, väga lihtsad ja läbinisti valed. Teie olete omandanud hariduse, teadmispõhise hariduse, teinud seda teaduse ja tarkuse linnas Tartus. Et ma väga palun, et kui te kohtate neid selgeid, lihtsaid ja valesid vastuseid, mis puudutavad tervishoidu, olgu selleks konspiratsiooniteooriad vaktsiinide kohta või lubadused, et tõesti imerohi on leiutatud, joo ainult seda soodat. Et
tehke seda vaimset tööd ja aidake vastata neid miks-küsimusi, teha seda naeratusega, teha seda parimat, kõike head silmas pidades, teadmispõhiselt. See on teie vastutus ühiskonna ees ja Tartu linna poolt ma loodan, et lisaks oma igapäevaametile te säilitate ka selle vaimsuse ja et ei juhtuks nii, nagu selle luuletuse lõpuridades, et mis saab sellest vaimust lõpuks, või läheb mustaks mure läbi, nii et on 1000 aastat häbi. Ma usun, et meie ei pea 1000 aastat häbi tundma, et me saame rõõmustada, et te olete lõpetanud, et teid ootavad uued väljakutsed ja Tartu linn rõõmustab koos teiega, et Tartus on selline fantastiline kool ja sellised fantastilised lõpetajad. Palju õnne, tuult tiibadesse! Aitäh, Lemmit, hea kõne eest. Et siin oli jutuks see, et lapsed ja miks küsimuste esitamine, et mul oli just see näide enda lapse puhul, et ta jäi ükskord, ta ei läinud jalgpallitrenni, aga me käime seal samas lähedal harjutusväljakul mängimas ja siis jalgpallitreener küsis tema käest, et kuule, miks sa trenni ei tulnud? No ta vastas, miks mitte? Ja nagu treener, ta ei olnud nagu valmis selleks vastuseks. ja laste puhul on imelik see, et kui ma nagu ütlen talle või olen õpetanud, et kuhu mustad nõud käivad, et siis seda iga päev unustab nagu ära, et ei oska seda, ei tule tal meelde, et see nõudepesumasin on ikka üks ja seesama seal köögis alati olnud. Aga siis ta nagu mäletas kõike, mida ma olen tal rääkinud selle jalgpalli elu kohta Eestis. Ja siis ta ütleski selle peale, et okei, et aga miks ma peaks nagu iga päev käima, et Eestis 10 000 lapsest võib-olla üks saab selle jalgpalliga leiba teenida. Ja siis ma vaatasin treenerit ja tema päevitunud nägu, mis muutus järjest kaameks. Ja siis ütles, et aga kui me vaatame veel selle klubi statistikat, siis ei ole ühtegi head näidet. Ja rohkem treener ei ole temalt küsinud seda, et miks ta jalgpallitrenni ei ole tulnud. Aga selles mõttes tuleb ettevaatlik olla nende küsimustega. Miks? Et kas me tahame päriselt ka teada vastust? Järgnevalt astub teie ette inimene, keda ma isiklikult sooviks tänada kõikide elu õppetundide eest, mida ta on minuga jaganud. Teie ette astub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Tiina Uusmaa. No vot nii, täitsa tore teie ees olla ja igal kevadel on jälle selline tunne, et ja oletegi minu lapsed, midagi teha ei ole, väga palju saab neid aastate jooksul ja jumal tänatud, ma pole teid kõiki sünnitama pidanud ega teie hulgast valima kedagi keskmist või esimest või viimast. Kullakallid armsad, enne kui te majandusteaduskonda lähete. Teil on väga palju võimalusi liikuda ringi selle maja heas auras. Kas või kutseõppe tasemel teisi õppekavasid uurida, nuusutada, ega siin ei ole ju, juba valikuid on praegu 6 ja järgmisel aastal on veel lisaks üks õppekava lõpetamas, et kui EMTIKAS päästab selle elu, ükskõik mis vanuses on päästetu, siis on olemas lapsehoidja, kelle hoole alla ta anda, siis on olemas hooldustöötaja, kes teab pilku peal hoida, kuidas elu ikka edasi läheks ja siis lapsehoidja saab veel ka arendada ja kui kuskil miskit on pinges, siis massöör loomulikult lahendab selle pinge ja järgmisel aastal on meie lõpetajate hulgas keegi ka, kes varbad korda teeb, kes ütlemata jäi tegevusjuhendajad. Ehk vaimne tervis enne kõike, ükskõik mis tasandil asi takerdub, siis tegevusjuhendaja on ju see, kes peaks oskama klienti, patsienti, kaaslast terviklikult hinnata ja välja otsida tema selle kitsaskoha ja kasutada õigeid suhtlemis-, suhtumis- ja toetamisvahendeid, et inimene ikkagi täisväärtuslikult kõiki oma võimeid rakendades elus edasi saaks. Ja ma tean, et minu asi ei ole tahta teid või mitte tahta. Ma igal kevadel tahan, et kõik kutseõppijad sooritaksid oma eksami ja et kogu see lend ei lendaks majast välja, vaid lendaks siia tagasi, sellesse heasse aurasse, ikka enne majandusteaduskonda. Tulge veel kord tagasi.
ja siis ma mõtlen, et võib-olla ma peaks tahtma hoopis kleiti ja kingi ja see oleks palju toredam, aga ikka selline tunne on ka, et kleit ja kingad võivad ju olla, et kui teid ei oleks, siis oleks kurb. Ja ma tõesti väga tänan teid, teiega sellel aastal on tunnis on olnud nalja. Me oleme naernud, me oleme saanud tuua toredaid näiteid, me oleme vahetevahel ka enda üle naerda saanud. Ja see on nii tore, kui enda üle saab naerda ja paraku ikka see ei tähenda seda, et teised minu üle võiks naerda. Ehk see teadmine läheb tõenäoliselt õppimisest, nende valdkondade õppimisest ka kaasa. Ja sellel aastal on olnud tund, kus me kursusega pisara oleme poetanud, rääkides sellest, milliseid võimalusi ja elukogemusi elu võib ette tuua. Nii et see on nagu läbilõige elust. See aasta, mis ettepoole vaadates tundub meeletult pikk ja mis selja taha vaadates on läinud nagu niuhti või need 2 aastat, mis on läinud nagu niuhti. Ja saage aru, kohe tunni aja pärast algab see aeg, kui teil ei ole enam kukil hetkeks seda õppimise koormat, ehk teil on meeletult vaba aega. No siis palun lugege läbi kõik need raamatud, mida te pole jõudnud lugeda selle õppeaasta jooksul. Palun kuduge valmis kõik need kampsunid, küpsetage kõik need koogid, peske kõik need aknad, tehke kõik need naljad ja kallistage kõiki neid inimesi, keda te aasta jooksul kallistama pole jõudnud. Suur aitäh teile, see aasta teiega on olnud väga tore. Tiina kõnest jäi kuidagi meelde, et see majandusteaduskond on muutunud nagu sõimusõnaks, et kui lastele saab siis öelda, et kui te hästi ei käitu, siis lähete sinna õppima ja pärast kõik räägivad sellest. Okei, mida ma küll teinud olen? Järgnevalt kutsume teie ette sihtasutus Tartu Kiirabi koolitusjuhi Andras Laugametsa. No nii, tere päevast. Ma küsin kohe ära, et andke käega märku, et kes selle aasta plaanib siia tervishoiukõrgkooli uuesti õppima tulla, siis üks rühmatäis umbes. Ma lootsin rohkemat. Et mina olen Andras Laugamets ja ma olen seda siin koolis käinud 89. aastast peale, et ma olen seda kooli 2 korda lõpetanud. Ja julgen praegu öelda, vaadates kella, et umbes 1,5 tundi tagasi ma andsin SAIS-is sisse ühe avalduse, et tulla siia kooli. Ma ei tea, kas ma saan siia kooli, sest ma olen juba vana, aga võib-olla saan. Ja et siin koolis on tegelikult palju asju õppida. See ei ole nagu see aabitsa kukes, et esimeses klassis oleme kogu aeg kinni, siin on kogu aeg midagi õppida. Kõnesid ma olen siin pidanud ka juba, see on 3. kõne. Esimene kord ma rääkisin karjääripohmellist, teine kord ma rääkisin nagu sellest, et mida tööandja teilt ootab. No mida tööandja teilt ootab, et te teeksite rohkem, kui teist oodatakse, et ületaksite pidevalt ennast. Aga täna siia tulles mul tegelikult on peast nagu 2 kõnet, aga 2 ei jõua rääkida. Ma ei tea, kas ma räägin esimese või teise, et kuidas tahate? Teine kõne. Okei, esimene oleks olnud siis armastusest töökohal ja tööarmastusest, aga see oleks võib-olla andnud sotsiaalministrile vale indikatsiooni ja oleks tekkinud meil mingi jama, et ma oleks võib-olla midagi välja rääkinud, sest ma olen ikkagi 33 aastat nüüd 32 aastat töötanud tervishoius. Ma räägin siis teise loo. Ja teine lugu räägib siis sellest, et mul on üks sõber, kes ei ole siin koolis õppinud, aga kes on õppinud arstiteaduskonnas ja ta siis on läbinud eriarsti residentuuri ja ta on anestesioloog. See lugu juhtus umbes 4-5 aastat tagasi, ta tuli mulle külla. Ja kui tuleb, ta siis toona töötas Tallinnas, oli residentuuri 2 aastat tagasi lõpetanud ja oli siuke, kuidas öelda, äksi täis anestesioloog Tallinnas. Ja tuli mulle külla ja mis siin salata, kuigi me teame, et ohutud alkoholikogust ei ole olemas, me natuke tarbisime alkoholi minu pool. Ja öö jõudis kätte ja mõtlesin, et jalutan sõbraga, kuna
vaja koeraga välja minna, võtan koera kaasa, jalutan taga linna peale, et tema läheb koju ja mina tulen siis tagasi koju. Linna jõudes tekkis meil ühe spetsiifilise karastusjoogi janu ja sisenesime ühte Tartu lokaali, kus siis mina istusin maha. Kui te lähete südaööpaiku Tartus lokaalidesse, aga eriti koeraga, siis seal on täis neurootilisi inimesi, kes tahavad eriti seda koera ja teiega kogu aeg rääkida, sest te mõjutate terapeutiliselt, nagu Igor Mang või midagi sellist musta koeraga. Aga sõber läks siis leti äärde ja hakkas oma spetsiifilist toona Tallinnas töötava arsti maitset seal siis nagu läbi viima, et saaks need joogid. Ja veel momendil mina märkasin, et sisse astub üks naisterahvas, kes oli tavapärasest rohkem võib-olla üles puhvitud, läks sinna leti juurde, võttis ühe karastusjoogi ja tuli nagu joonelt minu juurde. Vaatas mulle otsa ja ütles, et Andrus Laugamäe, 10 aastat tagasi saatsid mind pikalt. Ta ütles reljeefsemalt seda, aga põhimõtteliselt saatsid mind pikalt. Mina mõtlesin, et okei, et mis siis ikka, et räägime siis lähemalt, et mis siis oli. Ja tema siis rääkis seda, et 10 aastat tagasi oli kirjutanud kiirabisse kirju, et tema tahab tööle tulla, aga keegi ei vastanud nendele kirjadele. Ikka juhtub suur asutus ja keegi ei viitsi vastata. Ja ühel momendil ta oli siis ennast kiirabisse kohale vedanud. Mina tunnistan ausalt, ma ei mäleta seda, sest selliseid vestlusi on olnud, võiks öelda 10. Ja siis ta ei tahtnud ära minna. Tema tahtis kiirabisse tööle, tema värskelt lõpetas toonase, kas ta oli juba siis tervishoiukõrgkool vist oli, aga arvatavasti oli. Ja ta lõpetas cum laude'l, ehk cum laude, ta oli harjunud saama, ta oli tubli. Ja ta ei tahtnud ära minna. Ja temast lahti saada siis, tundes siis toonaseid, ma küsisin, et mis su kõige kus sa ennast kõige ebakindlamalt tunned, et üldse, et ma tahaks kiirabis, ma tahan kogu aeg õppida ja üldse nagu siis siuke intensiivravis, ta ei saanud ka kooli ajal piisavalt tsüklites olla. Ja okei, et kuna ma tundsin intensiivravi osakonna juhatajaid, siis ma tegin ühe kõne, temal ei olnud vaja töötajat, tegin teise kõne ja ma mõtlesin, et saadan sulle ühe türuku, et ta midagi ei oska, aga ta tahab kõike, ta on cum laude'l, et tal on kõik, saab kõik korda. Ja saatsin ta siis nagu minema. Mööndusega, et kui kiirabis koht vabaneb, et kui ta on seal intensiivis põhja alla saanud, et siis kindlasti võtame tööle. Ja sinna ta kadus. Ja nüüd ta siis tuli tänama, et ma ta nagu pikalt saatsin ja tegelikult saatsin ta õige koha peale, et ta on tõesti väga tubli töötaja seal. Ja eks siin siis esimene moraal, et kui te midagi tahate, et siis proovige ja ärge kuulake vanemaid inimesi ja mis iganes. Aga sellega asi ei lõppenud. Jõudis lauda minu hea sõber spetsiifiliste jookidega ja nagu ma ikka tutvustasin, et näed, et siin on inimene, kelle ma 10 aastat tagasi pikalt saatsin ja siin on anestesioloog Tallinnast ja nii edasi. Ja siin on siis nüüd see asi, et kui tervishoiutöötajad saavad kokku, neurootikud nagu ei sega oma värgiga kuskil eemal, siis mida tervishoiutöötajad hakkavad tegema? Nad hakkavad klatsima. Nad hakkavad klatsima süsteemi. Siin ma tahaks anda hoiatuse, nagu alkoholi osas, et ei ole ohutut klatsi, alati võib see viia kuhugile välja. Jääge pigem kuulajaks, kui te tervishoius olete. Ja läks klatsiks. Ja jõudsime siis selle naisterahva tütarlapse osakondani. Minu kolleeg oli olnud 1 kuu tsüklis seal, nii-öelda residentuuri käigus, ja mina tundsin sealt osakonnast ka vähemalt 10 inimest, ja klats, ja ta nagu, tegelikult oli see nagu siuke, nagu öeldakse tähendab diffusing või nagu niimoodi, ventileerime lahti. Ja siis see minu sõber nagu tegi väikse sellise suhteliselt viisaka nagu avalduse, et jah, et ütleme siis, see asi on seal tõesti jama. Selle peale see tüdruk vaatas meile mõlemale otsa, näo ilme muutus, nagu ema lõvi, ja ütles, et kuulge mehed, ta ütles reljeefselt, et see ei ole teie asi minu osakonda siin sõimata. See on minu laps ja kui mina ütlen, siis nii on ja teie asi on ainult kuulata. Või oma karastusjoogi lõpuni ja läks minema. Ehk siis see on tegelikult selle loo moraal, et kaitske oma mundri au, kaitske oma osakonda ja hoiduge siis klatsist, sest tervishoid on täis klatsi ja selle klatsi taha jääb nii mõnigi kord, kannatab ka siis see tervishoiuteenus, et me kipume palju rääkima.
et soovikski teile seda, et tulge tervishoiukõrgkooli õppima, mina sain naise ka siit, ämmaemanda omal ajal, siiamaani, ja siin on paljud minu sõbrad, enamus minu sõpru on ka siit koolist pärit, et siin on tõesti palju õppida, võib nii-öelda elukestvalt õppida, ja kuni 65. eluaastani, nagu me täna teada saime, võib siin õppida. Ja õppekava kogu aeg täieneb. On vist mingid märgid, et kogu aeg nii-öelda ühiskonnale vastu tulles. Ja siis kõige tähtsam on see, et armastage oma eriala. Ärge laske kellelgi oma eriala peale nii-öelda halvasti öelda. Edu teile! Minu jaoks on see rong juba läinud, see eriala teema. Aga jah, nagu kõik on teada, et ma ei ole tervishoiu valdkonna inimene erialalt. Et mul jäi teie kõnest üks selline väga huvitav termin, mida ma ei ole varem üldse kuulnud, oli äksi täis anestesioloog. Et ma kujutan ette, kui me räägime, et kui aastad lennavad nagu linnulennult, siis tema klientidel lendavad nad eriti kiiresti. Praegu on äksitäis emp või äksitäis massöör. Okay. No, ärme seda teemat hakka avama. Ma ei arvanud, et aktus läheb üldse nagu selles suunas, aga ta alati läheb sinna, kuhu ma ei arva, et ta oleks läinud. Järgnevalt siis teeme seda, milleks me siia tegelikult tulime. Et anname kätte tunnistused erakorralise meditsiinitehniku õppekava lõpetajatele. Et palun lava ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar, Ulla Preeden ja kutseõppe osakonna juhataja Tiina Uusmaa. Nii, läheme nüüd edasi natukene tõsisematel teemadel ja mul on hästi hea meel, armsad lõpetajad, lugeda ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori käskiri teie lõpetamise kohta. Ma loen käskirja ette õppekavade kaupa ja kõik lõpetajad tähestikulises järjekorras. Ja me alustame erakorralise meditsiinitehniku õppekava lõpetajatega ja õppekava on läbinud ja tunnistuse saavad. Elo Laura Aaspõllu saab ka tunnuskirja silmapaistva pühendumise eest õppetöösse ja kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Andrei Amelin. Denis Polunov. Roksana Farfullina. Lauri Hainoja saab ka tunnuskirja silmapaistva pühendumise eest õppetöösse ja kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Hanna Hermione Heinla. Andres Kiis. Aune Kont saab ka tunnuskirja kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Julia Kutser. Karoliine Malk. Hannes Must.
Grete Nugis. Liina Olesk. Liis Peedi ja saab ka tunnuskirja silmapaistva pühendumise eest õppetöösse, kutseeksami suurepärase sooritamise eest ning samuti kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Larina Pikulova saab ka tunnustuskirja kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Maria Reinup, samuti tunnuskiri kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Kirsika Sepp, tunnuskiri kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Krister Suur, tunnuskiri kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Tarmo Sälk. Ja erakorralise meditsiini tehniku õppekava kõik 19 lõpetajad on oma tunnistuse kätte saanud ja jätkame massööri õppekava lõpetajatega, keda meil on täna 7. Massööri õppekava on lõpetanud ja tunnistuse saavad Vivian Jaanisk, Lillerin Lifljanski, tunnuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Ilona Loos. Karmen Märs. Kerli Roosnurm. Piret Rosenthal saab tunnuskirja kõrgkooli tulemusliku esindamise eest rahvusvahelisel kutsevõistlusel. Ja Triinu Šašmin tunnuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise ja kõrgkooli esindamise eest rahvusvahelisel kutsevõistlusel. Palju õnne, erakorralise meditsiini tehnikud ja massöörid. EMT-d võtavad korraks üle. Esiteks kõikidele lõpetajatele täna, kes suvele vastu lähevad, ka meie EMT-de poolt palju õnne teile, pidage vastu, leidke töö, olge rõõmsad ja tehke neid kallistusi, mida Tiina palus. Meie poolt siis väike vastus rektorile või tema küsimusele, et jah, me oleme siin sellepärast, et me väga tahame teha seda, mida me teeme. Aga me oleme siin ka sellepärast, et meil on väga head õppejõud. Ja me lihtsalt tahtsime võtta selle väikse hetke, et tänada neid siin. Alustame siis muidugi Tiinast. Tiina, suur tänu, et sa oled olemas, et sa meid hoiad ja palju jõudu sinu teel ka edasi kõikide nende õpilastega. Sa oled oluline, aitäh. Mis teeb õppejõud ägedaks, on see, et nad toovad kilekotiga erinevaid looma kehaosasid kooli, et meie saaks neid hakkida ja lõikuda. Nad panevad tähele, kui me oleme osa kogukonna teenimisest, nad väärtustavad meid. Ma tahaks ette tuua ka muidugi Kristiina Virro. Sa oled lahe, sa teed kõik ägedaks ja paremaks.
ja meil on ülituusad erakorralise meditsiini õppejõud, kelle jaoks see vist on tõesti viimane ring meiega, siis seda tähenduslikum see ring. Oleme võib-olla kokku kasvanud, nüüd kasvame lahku, ehk töös näeme, kui Tartu kiirabis tööd saame. Aga Martin Kaljuarg, palun tule ka ette. Siin on üks mees, kes on väga panustanud sellesse, et me oleks paremad ja eetiliselt head emtid. Jõudu sulle edaspides. Ja no muidugi, üks mees on veel. Ott, tule ka ette. Mis me teeks ilma sinuta? Sa oled panustanud, sa oled õpetanud, et saab nalja ja heaga, aga tuleb olla tubli. Ühesõnaga meie kõigi poolt suur tänu ja väärtustage seda inimest meid. Tõstke palka. Aitäh! Siin kõlas üks info, mida ma varem ei teadnud. Et ma arvasin, et tänu uuele toitlustajale on meil lihavalik siin kohvikus laienenud, aga tuleb välja, et õppejõud toovad süüa lihtsalt. Seda kõik, mis siin toimus, see ei olnud ette planeeritud, aga see oli väga hea. Järgnevalt soovin teie ette kutsuda Maire Koppeli, kes on MTÜ Iseseisev elu juht ja kes tahab teile ka tervitussõnad öelda. Tere minu poolt ja kõigepealt aitäh kooliperele, et te olete andnud selle võimaluse siin tervitada kõiki, sest nii meeleolukat lõpupidu pole ammu näinud. Tegevusjuhendajad ja tegevusjuhendamine ja erihoolekanne, need on minu südamelähedased tegevused ja sõnad viimased 26 aastat. Et kes see tegevusjuhendaja on ja kuidas teda tegelikult nagu hinnata? Selle järgi, kui ta tuleb toime kohtutäituriga, kui ta tuleb toime sünnitusmajas, kui ta tuleb toime kauplusemüüjatega, kohtunikega, eeskostjatega ja nii edasi ja nii edasi. Et kui esialgu tundub, et mis see on, räägin ära, asi korras, tegelikult on vaja süveneda. Ja meenus üks täna kuuldud lause raadiost. Sõna, see on nagu kivi, kukub maha, võid üles võtta, lohk on sees. Ja sõna on meie töövahend. Sõnaga võime hävitada, sõnaga võime tappa, sõnaga võime ergutada, sõnaga võime imesid luua. Ja ma arvan, et see ei ole ainult tegevusjuhendajate teema, et see on meile kõigile hästi oluline meeles pidada. Sõna, see on imeline vahend. Imeline vahend võita sõpru või kaotada sõpru või võita vaenlasi ja võita palka ja nii edasi ja nii edasi. Et minu jaoks on tegevusjuhendaja maailma parandaja, sest tegelikult, kui ta tegeleb ainult oma kliendiga, meil ei ole patsiendid, meil on kliendid, siis tegelikult läbi selle kliendi töö, kõik, kellega ta suhtleb, kogu ühiskond, kõik saavad teada, et on erilised inimesed, on inimesed, kes kohe ei mõista sõna, on inimesed, kellel käib keegi, kes on juhuslikult tegevusjuhendaja, käib nagu vari kaasas, et saaks asjad räägitud nii, nagu me tahame, nagu me ootame, kes ei sekku, aga on olemas, kes joonistab ette marsruudi, kuidas leida arsti või kodu ja nii edasi, nii edasi. Et tegevusjuhendajad, te olete maailma muutjad, te olete maailma parandajad. Teie käes on võti, et siduda eriinimesed tavaühiskonnaga, tavaühiskond saaks tolerantsemaks, teadlikumaks ja ma võin öelda, et Eesti inimesed on imelised. Kui ma alustasin selles valdkonnas, siis tekitas judinaid nii mõnelgi müüjal, isegi hooldekodu juhil, kui ma rääkisin, et nüüd me tuleme psüühilise erivajadusega inimestega ja me tahaks seda teha. Siis täna ma võin ükskõik kellele, mida rääkida, keegi ei ehmu ära, võib-olla tekib küsimus, et kui palju neid on, kas vajavad abi. Kui algusaastatel läksime ekskursioonile, oli tavaline, et küsiti, kas bussi kiletame ära
siis täna ei küsi keegi. Kui me läheme avalikesse restoranidesse, siis algusaastatel oli tavaline, et küsiti, kas noad võime lauale panna, kas nad söövad noajakahvliga või ainult lusikaga, siis täna ei küsi seda keegi. Täna me saame tagasisidet, et nii viisakaid, nii vaoshoitud, nii tolerantseid inimesi pole nad näinud oma restoranis, kui on meie kliendid. Selle taga on suur töö. On räägitud, mis on forsettlaud, kuidas süüa, kuidas olla. Ei räägi nii, et söök kukub suust välja. Pean tunnistama, olen käinud suurtel ka vabariiklikel konverentsidel ja mis ma näen? Näen, kõrgelt haritud inimesed võtavad oma korvikese, panevad puusa vastu lauda ja sinna nemad ennast unustavad. Meenub, mida ma olen rääkinud klientidele. Võtad korvikese ja lahkud laua äärest. See on forsettlaud. Et maailm on imeline ja mõnikord on meie kliendid meist ette jõudnud. Teavad rohkem, hindavad rohkem, on rohkem tänulikud. Et kui siin oli enne nalja, siis meie maja nali, et kunagi olime oma päevakeskuse ja üldse kogu keskusega majas, kus allkorrussel oli lambiparadiis. Ja meie kliendid, kes on alati väga nutikad, ütlesid, kui all on lambiparadiis, siis meie oleme kupliparadiis. Elagu kupliparadiis ja tegevusjuhendajad ja aitäh kõigile ja ilusat suve! Aitäh toreda kõne eest, et järgnevalt saamegi anda kätte lõputunnistused tegevusjuhendajatele. Et palun siis sama koosseis, mis meil ikka on, Ulla, Kersti ja Tiina. Tegevusjuhendaja õppekava lõpetab täna 34 õpilast ja täna lõpetavad nii need õppijad, kes on õppinud Tartu grupis, kui ka need, kes õppisid Narva grupis, nii et ka esimest korda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ajaloos. Aga alustame siis lõputunnistuste kätteandmist. Esimesena palun siia Aune Adamson. Kaire Altok. Elina Andreeva. Tatjana Aksentjeva, kes saab ka tunnustuskirja kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Anna Evstafijeva. Larissa Firsova, tunnuskiri õppekava rahvusvaheliste suhete arendamise eest. Mii Johanson, tunnuskiri õppekava rahvusvaheliste suhete arendamise eest. Magdalena Kalev. Marika Kasemägi, tunnuskiri kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panusest kogukonna teenimisel. Tiia Kiis, tunnuskiri õppekava arendamise ja õppe tutvustamise eest kogukonnas, samuti õppekava rahvusvaheliste suhete arendamise eest. Teele Kirotar-Krabi, tunnuskirja õppekava arendamise ja õppekava tutvustamise eest kogukonnas. Liivi Kompus. Olga Kopõlova.
Jane Kudo. Veera Larikova. Tatjana Vidjakauskiene. Ene Lõhmus. Made Masik. Kadri Nugin. Agnes Nõmmik, tunnuskiri õppekava rahvusvaheliste suhete arendamise eest. Inga Ott. Sirje Pajumägi, tunnuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Katariina Pihlakas. Heike Pohla, tunnuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Riina Pärli, tunnuskiri õppekava arendamise ja õppe tutvustamise eest kogukonnas. Marina Rammusmaa. Aive Roio. Elina Rošenja, tunnuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Marju Saag, tunnuskiri õppekava arendamise, kõrgkooli esindamise ja märkimisväärse panuse eest kogukonna teenimisel. Liidia Savitševa. Olga Subar, tunnuskiri õppekava rahvusvaheliste suhete arendamise eest. Silvi Tari, tunnuskiri õppekava arendamise ja õppe tutvustamise eest kogukonnas. Mariann Tihane, samuti tunnuskiri kutseeksami suurepärase sooritamise eest. Ja Jevgenia Vanhonen, tunnuskiri õppekava arendamise ja õppekava tutvustamise eest kogukonnas. Õnnitlen teid, tegevusjuhendajad. Nalja on täna piisavalt palju tehtud, et nüüd on aeg tantsu jaoks. Teie ette tuleb Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvatantsurühm Pistandi, kes esitab siis 2 tantsu. Siia laotan südame, koreograaf Elo Unt, tantsib vähendatud neidude rühma koosseis ja teine tants on Vaid see on armastus, koreograaf Maido Saar ja tantsib vähendatud segarühma koosseis.
laual päikses, kuidas seemnest tõrsub taim akna laual päikses, siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Paljad jalad puid põrandal, kohvi aura pliidi. Paljad jalad puid põrandal, kohvi aura pliidil, siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Tule ümber olla koos, igatsen ma jälle. Tule ümber olla koos, igatsen ma jälle, siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Õhtuhämar niidu peal, me kohal virmalised. Õhtuhämar niidu peal, me kohal virmalised, siia laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame, siia laotan südame, ma laotan südame, ma laotan südame. Vaid see on armastus, mis ise ei tea, kust tuleb ta ja milleks. Vaid see on armastus, kui kivine roos ta puutes saab lõõnavaks milleks. Vaid see on armastus, mis otse kui täht sulle öösrüppe langeb. Vaid see on armastus, mis piire ei tea, mida tõkked ei pea. Vaid see on armastus.
tõesti väga ilusad 2 tantsu. Jah, kunagi ma isegi mõtlesin, et võiks rahvatantsuga tegeleda, aga koolis läks kuidagi nii, et ainult õpetaja oli see, kes pikkused tõttu sobis ja see kuidagi ei tundnud siis populaarne valik. Järgnevalt näitame teile videotervistust, mis on salvestatud Erika Pärnala poolt, kes on hooldustöötajate seltsingu juht. Et me valisime selle salvestatud videotervituse sellepärast, et online selliste otseülekannetega on alati tehnilisi tõrkeid. Te olete ise harjunud nende Zoomide ja Teamsidega, et seal on iga selle ühenduse alguses on sellised tavapärased küsimused, mida ma loodan, et mitte varem kui 50 aasta pärast küsib minu käest perearst, et kas sa kuuled mind, kas sa näed, kas ma saad minu jutust aru, nii edasi. Et selleks, et seda kõike nagu ennetada, me lihtsalt salvestasime. Et meil just oli, miks me seda tegime, et me käisin just konverentsil, et seal oli üks Europarlamendi liige tahtis teha ettekande otsustusprotsessidest Euroopa Liidus ja tal, kuna see mikrofon ei töötanud, et tal paluti käte abil seda teha, aga ei saadudki mikrofoni tööle, nagu kui nüüd tagantjärgi mõelda, et isegi kui see oleks töös, kas ma oleks üldse aru saanud sellest, millest ta räägib. Las jääb, nii, aga vaatame, kas läheb tööle. Tere austatud külalised, lugupeetud õpetajad ja kallid lõpetajad. Teil on õigus olla uhke tänase päeva üle. On suur pingutus õppida perekonna, töö ja muude kohustuste kõrvalt. Täna te saate tunnistuse ja tunnustuse selle pingutuse eest. Hooldustöötajatena me peame õppima ja ennast pidevalt täiendama, sest ainult nii saame olla usaldusväärne meeskonna liige. Täna te olete kindlasti enesekindlamad oma töös, julgemad anda professionaalseid soovitusi ja loodetavasti seisate oma töökaaslaste õiguste eest. Ema Teresa ütles, tsitaadi algus: eilset ei ole enam, homme pole veel tulnud ja meil on vaid tänane päev, nii et hakkame pihta. Tsitaadi lõpp. Õnnitlen teid tänase päeva puhul ja ilusate kohtumisteni. Ei ole vaja plaksutada, ta nagu nii kuulad. Järgnevalt anname kätte tunnistused hooldustöötaja õppekava lõpetajatele. Et palun sama koosseis, rektor Ulla, õppeprorektor Kersti Vitkar ja kutseõppe osakonna juhataja Tiina Uusmaa. Hooldustöötaja õppekava lõpetab täna 6 lõpetajat ja esimesena palun lõputunnistust kätte saama Kadri Kask-Toots. Terje Kärmas. Laura Liivapuu saab tunnustuskirja silmapaistva pühendumise eest õppetöösse ja kõrgkooli tulemuslike esindamiste eest vabariiklikul kutsevõistlusel. Brita Maasik, samuti tunnuskiri silmapaistva pühendumise eest õppetöösse ja kõrgkooli tulemuslike esindamise eest vabariiklikul kutsevõistlusel. Annika Pihelgas. Ja Raissa Romanovitš. Palju õnne, hooldustöötaja õppekava lõpetajad! Tervitustega ka jätkame, et järgnevalt soovib teid tervitada Liina Loko, varajase kaasamise keskuse juhatuse liige.
head lõpetajad, head lapsehoidjad. Mul on kohutavalt hea meel siin olla ja hästi uhke tunne, sest minu vanaema lõpetas selle kooli rohkem kui 70 aastat tagasi. Ta on väga vitaalne endiselt, nii et võib-olla annab see teile kindluse, et siin koolis õppimine teeb midagi meist teistmoodi võib-olla kui teised temaealised. Ehk et 91 on möödas, 92 on kõndimises ja ta tunneb väga huvi selle suhtes, mis toimub Eestis. Mul on äärmiselt hea meel, et lapsehoidja kutseeksamil nägin ma oma silmaga, et erivajadusega laste teemades on lapsehoidjad julged, teadlikud ja järjest rohkem on loota siit abi nendele peredele, kus võib-olla kõik ei ole läinud nii, nagu oleks emana või isana oodanud. Ja teile kaasa annaksin mõned sõnad Lehte Hainsalu sulest. Lapsel on keisriõigus magada 2 kasuka vahel, kiikuda maa ja taeva vahel, jonnida vahel, kiusata vahel, kuri olla kurjuse tõttu, hea olla headuse tõttu, armulikult andeks anda. Lapsel on keisriõigus krooni kanda ja troonil püsida. Lapsel on keisriõigus kohut mõista ja vastust küsida. Laps näeb ligidale, mäletab kaugele. Näeb su silmataguse sisse, mäletab uude sajandisse. Ja see on üks tore mõte, sest need lapsed, kes täna on väiksed, need suure tõenäosusega jõuavad uude sajandisse. Meie suure tõenäosusega sinna enam ei jaksa vastu pidada, aga kes teab? Sest mina ka ei tea, kui vanaks elab minu rõõmus vanaema, kes on siin koolis saanud oma hariduse. Nii et head lapsehoidjad, olgu teie südamed soojad ja meeled avatud, et iga laps saaks kasvada eelkõige armastuse keskel. Palju edu ja jõudu teile oma töös! Jah, aitäh heade sõnade eest. Järgnevalt saamegi anda lõputunnistused lapsehoidja õppekava ja lapsehoidja jätkuõppe õppekava lõpetajatele. Ja palun lava ette meie tähtede meeskond Ulla, Kersti ja Tiina. Nii, jaksate veel? Jaa, väga hea, sest nimekiri on pikk. Lapsehoidja õppekava lõpetab täna 34 lõpetajat ja jätkuõppekava lõpetab 8 õppijat. Ja lapsehoidja põhiõppekava toimus meil taaskord õppetöö nii Tartus kui Rakveres. Ja lapsehoidja õppekava on lõpetanud ja tunnistuse saavad Mari Aedmäe, Kaissa Apri, Eliise Grünwald, Tea Hendrikson, Alina Issajeva, Ene Jaguson saab ka tunnuskirja ja tunnuskiri läheb silmapaistva kutseeksami sooritamise eest. Merike Jõgi, Anabel Kilp, tunnuskiri silmapaistva kutseeksami soorituse eest. Kristin Kotkas, Anastasia Kruglova, tunnuskiri silmapaistva kutseeksami soorituse eest.
Alina Kusmina. Riina Lahe, tunnuskiri silmapaistva kutseeksami soorituse eest. Kirsika Lainemaa. Lisette Lanno. Anette Leiman saab tunnuskirja kui silmapaistev praktikant asutuses. Pille Liivak. Aljona Luksepp saab samuti tunnustuskirja kui silmapaistev praktikant asutuses. Anneli Lulla. Külli Lust, tunnuskiri silmapaistva pühendumise eest õppetöös. Caitlin Michelson. Merilin Peterson. Liisi Pikki saab tunnuskirja kui suurepärane kursusavanem ja eestvedaja ning silmapaistva pühendumise eest õppetöös. Svetlana Prohorova. Renna Pärlin, tunnuskiri silmapaistva kutseeksami soorituse eest. Taimi Rumm saab tunnustuskirja silmapaistva kutseeksami soorituse eest ja samuti pühendumise eest õppetöös. Eret Susi. Ja Paula Susi, tunnuskiri silmapaistvale praktikandile asutuses ja kutseeksami suurepärane sooritus. Hiie Tamm, samuti tunnustus kui silmapaistev praktikant. Karin Tetting. Triinu Tintso. Kadri Tähe, tunnuskiri silmapaistvale praktikandile. Karina Vavilova. Marge Veskemaa. Riina Visnapuu. Ja jätkame lapsehoidja jätkuõppekava lõpetajatega. Ja palun siia Ulvi Aru. Helis Arusoo. Marju Künnapuu. Hedvig Luude. Therese Tammaru. Kristiin Tober, tunnuskiri silmapaistva kutseeksami sooritamise eest. Heili Vallaste, tunnuskiri silmapaistva kutseeksami soorituse eest. Ja Jelena Vavilova. Palju õnne, head lapsehoidja õppekava lõpetajad!
kava järgi peaks nüüd jätkama sellise muusikalise vahepalaga, et lapsehoidja õppekava värskelt vilistlaselt Paula Susilt koos tema ema Merikesega on siis plaanis esitada Annie Lennoxi loo Sweet Dreams. Ja ma põnevusega ootan, et kas see lugu esitatakse selliselt, nagu tegi seda Marilyn Manson või selliselt, nagu seda tegi Eurythmics. Et nõrganärvilistel palun seda Mansoni videot mitte vaadata, et siis on asi väga kaugel magusatest unenägudest. Head lõpetajad ja head õpetajad. Muusikal ei ole keelebarjääri ja sõnal on vägi. Tõstke oma pead püsti, hoidke oma pead püsti ja ikka edasi. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody is looking for something. Yeah, is looking for something. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head, I'm moving on. Keep your head up. Hey! Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head, I'm moving on. Keep your head, I'm moving on. Hold your head up, keep your head up. 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 Väga lahe lugu, et ma arvan, et Paula emale oleks see Marilyni versioon ka olnud
kui jalutuskäik rannas, et väga tugeva karakteriga isiksus. Et järgnevalt olemegi finiši sirgele jõudmas ja viimane ongi lõpetajate poolt esitatud kõne, et seekord siis tahtis seda pidada Hiie Tamm, et palun tulge ette ja kõne lõpus on ka vande lugemine. Nii, lugupeetud rektor, armsad õppejõud, kallid lõpetajad ja külalised. Lubage mul kõigepealt õnne soovida meile kõigile tänase päeva puhul. Me oleme ära teinud suure töö, meie kõik. Meid on õpetanud siin parimad õppejõud. Ausalt, teie süda on õige koha peal, aitäh teile. Meie sõbrad ja pered on ohverdanud nii mõnedki tunnid, sest meie istusime ninapidi õppematerjalides või jõudsime koolist koju alles hilisteks õhtutundideks. Aitäh teilegi toetuse eest. Ning loomulikult meie ise, kes me ennast juhtiva õppijana lihtsalt pidime ennast vahel sundima, et kodused tööd saaksid õigeks ajaks esitatud. Me saime sellega hakkama. Me võime endale uhked olla. Õpingute ajal on paljud meist saanud enesekindlamaks, julgemaks, teadlikumaks. Me oleme ületanud oma hirmusid, kas siis eksami, välispraktika või mõne uue kogemuse ees. Jah, oleme aktiivselt tegelenud ka ülemõtlemisega ja juhtus sedagi, et olime närvivapustuse äärel, kui keegi meie hulgast avastas, et aine lõputest Moodle'is on vaid avatud veel loetud tunnid. Ja milline kergendus, see ei olnudki meile. Õppekäikudel nägime asutusi ja võimalusi, millest me varem mitte midagi ei teadnud. Me õppisime kannatlikkust ja seda, et vahel võib ka mõne lapse või kliendi juures imepisikene edenemine olla nii suur asi, et tahaks päris maalase võidutantsu tantsida. Aga mõistsime ka seda, et mõnikord tulebki elada vaid päev korraga ja mitte vaadata tulevikku. Tartu Tervishoiu Kõrgkool koos kõigi oma suurepäraste võimalustega on saanud meile nii koduseks ja siin on õppida nii mõnus, et ma tean, et meie hulgas on neidki, kellel peas idanemas mõte, et tuleks teist või lausa kolmandat eriala omandama. Ja miks mitte, siin on paljud erialad omavahel väga tugevasti seotud. See täna omandatud kutse või tunnistus ei ole lõpp-punkt. See on üks verstapost meie pikal eluteel. Jah, paljudel on see esimeses eluveerandis, aga on ka meie hulgas palju lõpetajaid, kellel juba pikem elukogemus selja taga. Õppida ei ole kunagi hilja ja koos õppides ei omanud vanus mitte mingisugust tähtsust. Me tulime siia, et saada oma valitud eriala spetsialistideks ja meid vajatakse, meid lausa otsitakse. Nii mõnigi on saanud õpingute ajal juba tööpakkumisi ja paljud töötavad ka juba sellel erialal. Hoiame siis üheskoos oma värskete erialade ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli maine kõrgel. Ja nüüd ma vastan ka Ulla Preedeni küsimusele, et miks mina tulin siia Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppima, sest esimene ring oli nii tore, et ma tahtsin teist korda veel. Veel kord palju õnne meile kõigile ja ma palun nüüd lõpetajatel tõusta vande andmiseks. Ja palun korrake siis minu järel. Mina, lõpetades täna Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, luban töötada pühendunult inimeste tervise ja heaolu nimel. Luban olla abivalmis ja aus oma tegudes. Tegutseda terve ja turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel. Juhinduda kutse-eetikast. Suhtuda hoolitsevalt abivajajatesse. Rakendades kõiki oma teadmisi ja oskusi.
täiendades kõiki oma teadmisi ja oskusi. Täiendada oma ametioskusi. Ja aidata kaasa kutseala arengule. Kohustun täitma tõotust kogu elu. Aitäh teile! Ja üks praktiline info ka, et saate pilti teha raamatukogu juures, et palun minge trepist üles, et kui tunnete, et jalad hakkavad valutama, järelikult olete õigel kohal ja pöörake vasakule. Kuulutan aktuse lõppenuks, elagu Tartu Tervishoiu Kõrgkool, elagu tänased lõpetajad! Raskel tunnil